Tere, mina olen Magne Kostabi Action Gamesist. Tutvustan teile täna paintballi varustust. Kõigepealt esimene relv, millega mina mängisin aastal 1995, oli selline pumppüss, selle all muid ei olnudki. Igaks lasuks oli vaja pumbata, said teha lasu ja niimoodi jätkasid. Asi arenes edasi. Aastal 1998 tuli Tippmannil selline hea mudel, mida kasutatakse üle maailma kõige rohkem. Siiamaani Tippmann 98, poolautomaatne ja see oli juba hoopis teine asi. Asi hakkas kiiresti arenema. Nüüd seesama Tippmann on tootnud sellise sportlikuma mehaanilise markeri, millega ka meie siin saalis teeme treeninguid, mis saab lasta juba 2 näpuga, on oluliselt kergem. Kuid selleks, et need lasud viga ei tee, loomulikult tuleb kasutada kaitsemaski. Meie kasutame siis Reeboli saalis sellist kinnist maski, ehk siis võib nimetada kiivriks, kus lisaks silmadele kaitstud ka pealagi ja kukal. Sest saalis, treeningsaalis, sisesaalides mängitakse kummikuulidega, mis on oluliselt tugevamad ja valusamad kui värvikuulid. Kui sellega kuklasse pähe saada, siis muhud on päris suured. Siit edasi minnes, level nüüd järgmine on võistlusvarustus. Siin on nüüd näha minu võistlusvarustus, kasutan siis Tide mask. Võistlusmaski eripära on see, et see on hästi kerge. Sa peaaegu ei tunne seda peas, sa saad joosta nii, nagu ei olekski midagi. Loomulikult kasutatakse kaitsekindeid, kuna sportpaintballis lastakse väga täpselt ja väga paljud lasud tulevad vastu näppe. Kui pidevalt meil näppe saada, siis varsti näpud lihtsalt ei liigu, kuid näpud sportpaintballis on sama olulised nagu klaverimängijad. Näpud peavad markeri peal käima väga kiiresti, sest ühe ajahetke jooksul tuleb lasta võimalikult palju kuule, sest mõned kuulid neist ei purune. Ja kõik, mis vastasmängija pihta lastakse, peaksid siis katki minema, siis töötavad näpud päästikul väga kiirelt. Järgmiseks, mida siis kasutatakse? Nii sportpaintballis kui metsapaintballis kasutatakse siis värvikuule, mis on iseenesest selatinkapsel, mille sees on vesi alusel toiduvärv. Sportpaintballis lihtsalt kuulid on oluliselt õhema kestaga, nad lendavad täpsemini ja purunevad kergem. Tänu sellele on loomulikult need ka kallimad. Siin on siis All-Starid. Ja selleks, et neid kuule saaks väljaku peal kaasa võtta võimalikult palju, kasutame me selliseid tuubihoidjad, mis on siis ümber keha, kuhu käivad siis tuubid, igast tuubis 140 kuuli ja neid tuube, kuidas keegi. Mõni võtab kaasa 2, mõni võtab kaasa 8. Neid võib olla piiramatult väljakul kaasas, et laskemoon lahingu ajal ei lõpuks. Kuna mängus tehakse hüppeid, slaide ja muid asju, siis kaitsevarustus loomulikult on oluline. Siin on näha siis ühed põlvekaitsmed, on põlvekaitsmed, küünokikaitsmed, riided on pehmendatud ja hästi libedad. Tänu sellele, kes on filme vaadanud, videosid, siis need mängijad justkui libisevad mööda maapinda. Tänu spetsiaalsele varustusele on see võimalik. Nii palju siis varustusest täna. Mina olen Magne Kostabi, kohtume juba väljakul.